Tervitused siit minupoolsest kokanurgakesest. Tänases videos ma teen vegeburgerit. Ma ei ole kunagi vegeburgerit teinud. Ma olen nüüdsest selle koroonaviiruse karantiini ajal väga palju toas olnud ja palju liha söönud. Ma mõtlesin, et lihtsalt veitsa vahelduseks võiks teha mingit vegevärki ja ma lihtsalt tahan väga seda vegeburgerit süüa oma kodus. Nii et ma teen kohe suure laari ilma lihata neid piffe, mida ma saan burgeriks teha. Ja ma arvan, et ma panen need nagu sügavkülma ka, et mul oleks nagu neid, on ja. Nüüd, nagu sa võib-olla siin märkad, on ja, minu laual. Ma olen ette valmistanud, nagu mida sellesse burgerisse läheb. Siin on ja punased oad, beebispinat, riivitud keedupeet, üks sibul, küüslauk, quinoa. Ja ma olen need ette valmistanud, ma olen neid juba tükeldanud. Ja ma olen nagu lõplikult otsustanud, et ma põhimõtteliselt vihkan kokkamist. Nagu see hakkimine on lihtsalt, kokkamine on kõige igavam asi maailmas. Ma nagu lihtsalt vaatan, panen nagu kõva häälega need teleseriaali mingi, mis minule meeldib, on ja panen käima, et ma lihtsalt suudaks selle hakkimise üle elada. Ja muidugi, kui ma hakkasin neid punaseid ube nagu purgi sees on sellest lögast pesema, on ja siis ma hakkasin neid kurnama ja ma lükkasin need niimoodi, nagu tahtsin neid kuivatada ja ma ühesõnaga kogu see pakk läks nagu põrandale ja minul siia selja sisse ja see protsess siiani jõuda on olnud juba kohutav, aga mida ma tahan on see, et ma tahan seda burgerit süüa. Ma olen mõelnud selle peale 2 päeva järjest. Ja nüüd ma olen siin ja ma teen selle asja ära. Okei, davai. See burger võiks isegi olla täiesti vegan, kui sa jätad ise selle muna nagu vahele, siis on see vegan. Mina panen igatahes muna sinna vahele ka. Esimeseks asjaks ma võtsin quinoad 200 milliliitrit, panin selle potti ja keetsin umbes mingi 15 minutit ja niimoodi, et see läks nagu täitsa pehmeks. Minu quinoa on sellise 3 mingi quinoa sordiga. Tavaliselt on see siuke hele, aga mul on siuke. Siis tuleb kuumutada ära sibul, küüslauk, maitseaineteks pune ja mul on üks liha maitseaine. Siin on nagu mingi maitseainete segu sees. Beebispinat, sool ja pipar. Esimene segu on nüüd mul siin panni pealt tulnud. Siin on nagu siuksed head maitsed ja värgid, on ja. Küüslauk, sibul, beebispinat, okei. Ja maitseained. Nüüd on siis see moment, kus peaks selle burgeri biffi nagu saumiksriga on minu plaan kokku mikserdada. See, kust ma seda retsepti vaatasin, seal oli, et nagu teed selle köögikombainiga, aga mul seda ei ole. Tähendab, siin sees ma hakkan nüüd mikserdama, on ja. Ma ei tea neid koguseid, no umbes on ja quinoa. Okei, sellest piisab. Siis punased oad. Oi, need on tegelikult mu lemmikud. Nii. Veits võib ise ka süüa. Ja siis see segu, mis just tuli pannilt. Kõik asjad on nüüd siin sees. Vaatasin üle, natuke läks juba aia taha. Quinoa oleks pidanud nagu hiljem panema. Seda ei pea mikserdama, aga läks nii, kuidas läks. Nii, see tuleb nüüd nagu siukseks miksiks kokku teha. Ja seda ei tohi nagu liiga vedelaks ka lasta, et nagu see tekstuur peab jääma. Ütleme nii, et õnn kaasa mulle. Oota, tegelikult ei soola pipart, ma saan hiljem veel lisada. No nii, õnn kaasa, siit läheb. See üritus oli siin suhteliselt nightmare. Ma võtsin selle seinast välja. Oh my god. Ma tahan iga väiksemagi purukese siit kätte saada, eks? Sest see möga on väärtuslik möga. Mul on peeti, riivitud keedupeeti 200 milliliitrit, see pool pakki on ju. Selle ma panen siia ja ma segan kokku selle kärakaga. Kurat. Oh my god. Are you shitting me? Ma panen siia veitsa jahu, siis ta nagu hoiab kokku, on ju. Ma ei tea. Veits. Pole aimugi kui palju. Ja siis peaks olema muna. Ma hakkan nutmana. Aga häda ajab härja kaevu, nagu öeldakse.
Ehk siis kui nälg on suur, siis teed süüa ka. Soola, pipart. Ega muud kui läheb segamiseks kogu see kärakas. Nüüd see möga peaks mingi 20 minta seisma, et siis kõik see jahu, mis seal sees on, et ta läheks rohkem selliseks massiks. Selle 20 minuti asemel mul läks mingi 2 tundi. Ja tuli välja, et ma panin jahu asemel täisterajahu, mis ei võta üldse kokku. Ühesõnaga ma panin tavalist jahu ka. Ja ma tegin kõike nagu natuke rohkem. Igatahes nüüd see möga on siin. Ma teen sellest mögast nüüd need biffid on ja ma panen siia plaadile ja siis küpsetan ahjus 15 mintsa ühelt poolt, 15 mintsa teiselt poolt ja siis ma söön, ma arvan, mingi 2 biffi täna ära ja ülejäänud ma panen sügavkülma, sest et ma niikuinii ei taha seda nagu siin mitu päeva järjest süüa ja ülimõnus on, kui ma olen kodust kaua eemal ja siis ma leian sügavkülmast midagi head, siis on nagu mõnus, et ma teen nagu ette ära. Ja ma ei taha selle peediga enda käsi määrida. Mul ei ole neid kindaid, aga mul on need väiksed kilekotid. Ja ma lihtsalt panen need enda käe ümber. Ja mul on siin üks mõte, kuidas need püsivad. Patsikumm läheb siia. Nii see hoiab. Boom. Ja nüüd läheb plögamiseks. Enne ma panen seda õli siia veits. Ma olen ikka kokakunsti tipptegija, ausalt öeldes. Boom. Issand, see on siuke päts. Okei, see osa mulle tegelikult meeldib. Oh, fuck. Sest et see on nagu kunst rohkem. Okei. I can dig it. See on nagu väike sitakene. Noh, kärab kahve. Nii. Ma loodan, et see ei tule mingit disaster lihtsalt. Fuck. Ma hakkasin vaatama Teen Wolfi. Väga tiin on see ikka. Mulle meeldis truuplaad, nii et natukene nagu siuke teismeliste truuplaad tundub see. Truuplaadi muidugi ei ületa miski ausalt öeldes. Nüüd see disaster läheb ahju 15 minutiks, siis ma pööran ümber veel 15 minutit ja siis ready. Pärast neid pikki pingutusi on mul see burger valmis. See on väga peedine, mis mulle meeldib. Mulle meeldib peet. Ma maitses läks tugevamalt, paneks lihtsalt soola juurde, aga muidu väga hea. Ma tean, et neid vegeburgereid tehakse nii ka, et on nagu täiesti lihamaitseline. Siin nagu see eesmärk ei olnud. Lihtsalt, et oleks maitsev. Ja see on väga maitsev. Väga hea burger. Ma tegin seda aga nii kaua, et õues on juba pimedaks läinud. Muidugi sellepärast, et ma lihtsalt ei viitsinud vahepeal teha, need vahed olid seal pikad on ju. Nii et ma põhimõtteliselt tegin seda burgerit mingi terve päevne. Mul jäi praegu mingi 800 burgeri seda värki on ju. Nii et ma saan neid veel teha ja ma panen sügavkülma. Superna.
selles mõttes palju plögamist, aga väga hea tuleb kokkuvõttes. Ma olen nüüd aga täiesti väsinud sellest. Ma loodan, et sa said nagu burgeri tegemiseks häid mõtteid, on ju. Ma lähen söön ühe burgeri veel ja siis nii ongi. Nii et proovi seda järgi teha ja niimoodi lihale nagu vahelduseks, on ju. Okei. Tšau. Good.